olen selles sarjas kuidagi väga uhkesse seltskonda sattunud Meljoranski ja Mesikäpa vahele. Ma ise tunnetan ennast veel üsna noore disainerina, kuigi ma olen osalenud töödes ja projektides, mitte kunagi küll üksi, alati suure meeskonnaga, mis on üsna avalikud ja seda nagu kohe EKA lõpetamisest saati. Et mu projektid on olnud sellised, mis on mind nagu linnaruumi ja sellisesse avalikku nähtavasse disaini hästi teemasse toonud. Ja selle sarja nimi Millal on disain on hästi põnev ja ma mõtlesin pikalt, mis nurgalt seda vaadelda ja mulle tundus, et ma tahaksin kasutada võimalust ja avada seda läbi sellise jäämäe metafoori, et näidata kõike seda, mis on peidus, et mida võib-olla meie disaineritena tunnetame disainina, aga mis enamasti välja ei paista, mida tellija väga ei näe, mille eest tellija võib-olla ka ei ole väga huvitatud isegi tasuma, kuna see ei ole selline käega katsutav või silmaga nähtav töö alati. Aga mis on ülioluline, et see jäämägi püsti püsiks ja sulama ei hakkaks. Nii et sellise metafoori läbi ma siis täna jutustaks. Ja ma kohe endast ei räägiks, mõtleks natuke laiemalt, et mul on alati olnud hästi oluline see disaineri vastutus. Et kui suur mõju meil tegelikult on, et see sisend enamasti tuleb kelleltki teiselt, mida me teeme. Neil on ka omad põhjused, miks me teeme, aga hästi oluline on mitte jääda selliseks nagu visuaalseks referendiks lihtsalt, et peab julgema öelda ei ja peab julgema nagu esile kutsuda muutusi. Miks ma seda märkisin? Näitan, see on meile nii nagu argine märk, millest me kõnnime igapäevaselt mööda, lepime selle olukorraga. Et ta selline on. Teda on meeletult keeruline muuta, sest et see on disain, mis on reguleeritud määrustega ja kellegi poolt kunagi väga rangelt paika pandud. Aga tal võib olla ootamatult suur mõju sellele, kuidas see teetööline või ehitusmees, kes parasjagu seal neid töid teostab, kuidas ta mõtleb selle tegeliku liikumistee läbi, mida ta siis kõrvale juhib, sest et siin juhime ju ometi sellist väga tugevat jõulist keskealist meesterahvast, et mis tal siis viga sealt üles alla astuda või üle tõkete liikuda. See meesterahvas on ka läbivalt teistel märkidel, ka ülekäigurajal ja treppidel. Ainult mingites piirkondades siis on sellised turvalised tsoonid, kus on võimalik liikuda ka sellistel 50ndate stiilis naisterahvastel. Ja selliseid olukordi on nagu disainerina palju, et me peame tunnetama seda ohtu, mida mingisugune lihtne sümbol võib endas kätkeda, sest et piktogrammide maailm ometi ju toetub sellele, et ma valin midagi, mis on hästi kergesti eristuv, et ma leian selle ühe asja, millega nagu konkreetselt selgeks teha, et see on nüüd see inimene. Aga see on nagu väga tundlik maastik. Ja meil on tegelikult väga suur võim ikkagi seda vaatenurka mõjutada. Ja isegi kui tellija seda ei nõua, siis seda kaasatust ja positiivseid muutusi esile kutsuda. Et siin on fragment illustratsioonidest sellest samast mainitud Tallinna arengukavast. Ja kui on ülesandeks midagi illustreerida, siis võib ju valida nendeks teemapunktideks ükskõik mida sellest materjalist, mis sul on esitatud. Et väga lihtne oleks olnud ka siin kujutada sellist keskealist naist, kes kärutab ja võib-olla meie, ma ei tea, igapäevases linnaruumis tuttavama nahavärviga koolilast. Et
pildil oli selles arengukavas hästi suur võim rääkida kõigest sellest, mida justkui tekstis nii naljalt kirja ei pane. Ja seeläbi siis seda sisu hoopis kaasavama ja avatumana hoida. See on nüüd 40-ndatest Isotype'i infograafika. See ei ole kuidagi pahatahtlik, lihtsalt tollases kontekstis jällegi selleks, et seda visuaalset selgust edasi anda. Tundus mõistlik minna nii äärmustesse. Ja mõnes mõttes see isegi töötas tolleaegses kontekstis positiivselt, sest et see andis mõista, et selline keskmine valge inimene ei ole lõviosa rahvastikust, et see on mitmekülgsem. Aga disainiga saab teha ka palju kurja ja siin on näiteks selline, ilmselt tolleaegselt lihtsalt nagu pooltahtmatu, läbimõtlematu otsus kanda kaardile ebaturvalised või nagu vähem kinnisvara potentsiaaliga piirkonnad, kus siis elab vaesem kontingent, mis on siis need punasemad ja siis sealt järjest nagu tuua esile kinnisvara arendajatele ahvatlevamad piirkonnad, mis on siis selle rohelisega. Ja see kaart või selline otsus mõjutas, sisuliselt on mõjutanud piirkondi tänapäevani, et gentrifikatsioon on see, mis seal nagu tänasel päeval toimub, aga kogu see vahepealne ala tõi sinna sellised võimsad kiirteed, vähesed pargid, et just kui ta võimendas veel seda kehva elukvaliteeti, mis nendes piirkondades oli. Ja see oli siis Robert Moses, kes neid otsuseid seal linnaplaneerijana koordineeris. Tema tegevustes on näiteks ka sellised meelega madalana rajatud sillad, kust ei pääsenud vaesem kontingent ühistranspordiga läbi, et siis pääseda randa. Nii oli võimalik siis sellise hea piirkonna randu hoida vaid rikkama ja soovitud kontingendi jaoks, et sellised nagu ruumilised disainiotsused, mille mõju võib olla ootamatult suur. Üks Eesti näide, millega me ka nagu oleme üsna leppinud kõik, et meie igapäevases ruumis on heidutusdisain, mis on siis mõeldud selleks, et keegi sinna pikemalt puhkama, veini oma või pikutama ei jääks. Aga mis samas on nagu vale lahendus probleemile, millega tuleks tegeleda teisest otsast. Et inimesed, kes rongiga liiguvad, ei tohiks endale lasta tekitada ebamugavust ei ühelgi põhjusel, mida see teenus võib silmas pidada. Kasutaja mugavusest siit siis edasi rääkides, et seda riigiteenuste puhul mainitakse peaaegu alati, et kasutaja mugavus on fookuses. Aga ometi see on nüüd novembrikuine ERR-i artikkel. Ma täpsemalt ei ütle, mis see värskelt uuenenud avalik teenus see on üsna palju nagu kärtsu ja mürtsu saanud. Ühesõnaga, pidi palju muudatusi tegema ja pidi tegema valikuid, mida siis muuta ja mida mitte, mida arendada, mida mitte. Ja selles olukorras otsustati teha järeleandmisi kasutaja mugavuses. Et see on nüüd selline koht, kus jällegi disaineri vastutustunne peaks lööma häirekellasid, et tellija võib niimoodi tunda, aga keegi ei tohiks tal lasta sellist asja kuidagi nagu läbi lasta, eriti avalike teenuste puhul. Ja veel enam, et tegelikult see kasutaja mugavus on siin just kõige baasprintsiip, et need teenused jäävad tegemata, need mingisugused päringud jäävad tegemata, need andmed jäävad esitamata. Et see ei ole nagu lihtsalt selline fragment, mida lisada.
aga kõik need vaidlused tellijaga sel teemal on tavaliselt see nagu jäämäealune osa, mida keegi ei tunneta disaineri tööna, aga disainer tunnetab enda vastutusena. Ehk siis ma olen siit esitluse etapist tõstnud sinna jäämäe alumisse ossa siis peidetud teemadeks disaineri valvsus, vastutus ja kogu see kasutajaga arvestamine ja meie ühiskonna erinevate kasutajagruppide vajadustega arvestamine. Siis liigun siit ühe meie töö poole, mis juba sai ka mainimist ja kus me siis üritasime seda maksimaalselt teha, et me loome midagi kasutajatele, olles igal sammul maksimaalselt kriitilised, et see oleks kõik aus ja õige, mida siin kajastatakse, et ta ei oleks kellegi suhtes solvav või vähendav ja et ta oleks pigem nagu linlasele tööriist. Tegu on oma olemuselt siis tavalise arengukavaga, mida on aegade algusest peale esitatud lihtsalt Exceli tabelite ja mingisuguste Wordi dokumentidena. Ta on olnud linlastele kättesaadav, aga kellelgi ei ole olnud otsest huvi või tunnet, et ta peaks seda sellisel moel tarbima, et ta peaks sellisel moel kuidagi oma linna arenguplaanidele tagasisidet andma. Ja miks ta sellesse esitlusse mul kuulub, on jälle siin, et see visuaalse disaini osa on ainult kübeke sellest, mida see suur töögrupp Raul Kalvo, kes üldse mõtles välja, milliseid andmeid näidata, milliseid mõõdikuid nendest koostada, platvorm, kes lõi selleks võimalused, et neid andmeid saaks niimoodi kasutajasõbralikult esitleda. Stuudio ja meie, kes siis tegelesime sellega, et see sisu oleks struktureeritud nii, et ta oleks ka loetav sellele kasutajale. Et ta võib ju siia jõuda, aga kui see teksti struktuur on ikka samasugune nagu seal Wordi dokumendis või sõnastus või keelekasutus on selline, et teda kergesti ei hooma, siis ei ole sest tolku. Illustratsioonid selleks, et tõesti anda teemadele juurde seda essentsi, mida ei saa otseselt sõnades väljendada, aga millest tahaks rääkida või vähemalt milliseid küsimusi tahaks esitada. Ja siis ka visuaalsed andmekaardid selleks, et vabaneda igasugustest Exceli tabelitest, mida inimesed ei jaksa tarbida. Et siin on näiteks üks Raul Kalvo ideel ja andmetel põhinev kaart, kus siis näidatakse reisikestust ühistranspordiga valitud sihtkohtadesse. Ja selle üks agenda on siis ka see, et see kasutaja, kes mingis piirkonnas elab, et ta näeks üldse, millised on tema piirkonna võimalused ja piirangud ja kas tal oleks vaja äkki kära tõsta ja endale paremaid tingimusi nõuda. Ja loetlesin siin ära ka kõik need tööd, mis justkui jäävad sinna jäämäe alla, mida disainina ei käsitleta. Alates sisust, keelest, andmete analüüsist, mõõdikute väljatöötamisest, millega Raul Kalvo tegeles ja ka selles analüüsis, et mida siis illustreerida, mida fotoga näidata, mis fotodel, kes fotodel võiks olla. Et selline väga suur osa just nagu täiendatud lähteülesandel. Nii, et sellest jupist said siis sinna jäämäe alla need märkused, mis siis ka justkui mingis kontekstis disain või disaineri vastutusala on. Siis kõigile tuttav disainiprotsessi visualiseering. Mis paneb ka rõhku sellele,
et vähemalt pool peab tegelikult olema selline töö, mis justkui veel visuaalset vormi ei omagi. Need selles mõttes tasakaalud on tihti erinevad, et see ei pea olema pool ja pool, aga mulle meeldib, et see rõhuasetus on selline, et ta on siit tunnetatav. Ja siit ma jõuan meie järgmise projekti juurde, mis on Tartu viidasüsteem. Tellia siis Tartu linnavalitsus ja tegime seda just nimelt 2 osas. Et kõigepealt tegime terve projekti kasutajuuringut, liikuvusuuringut ja alles seejärel tellis Tartu selle töö põhjal siis visuaalse disaini ja tootedisaini kontseptsiooni. Töö sisuks oli siis luua Tartule jalakäijasõbralik viidaperekond. Ja seda viidaperekonda ei oleks sellisel kujul tekkinud, kui oleks lihtsalt ühest otsast alustanud Tartule viidasüsteemi loomist. Et kogu see kontseptsioon põhines tugevasti eelneval kasutajuuringul, mis oli tehtud hästi rakenduslikult. Ehk siis me teadsime täpselt, mida me graafiliste disaineritena vajame selleks, et meil oleksid õiged vastused, kuidas seda tartlastele kujundada. Ja see viidasüsteem oli selles mõttes eriline, et ta oli üle terve linna. Et Eestis ei olnud varem sellist lahendust tehtud. Me tuginesime Londoni, Bristoli, New Yorki, teiste Euroopa ja Ameerika linnade näidetele. Ja proovisime seda siis Tartu konteksti tuua, sest et linnaruum on igal pool erinev. Ja siin ma tunnetan seda nagu selles mõttes selle topeltteemantina, et meil oligi 2 projektiks täiesti lahku löödud. Kui nad oleksid olnud ühe projekti osa, siis me ei oleks osanud kuidagi kavandada töö alguses või isegi hinnastada seda visuaalse disaini osa, sest et meil ei olnud õrna aimugi veel selles kontseptsioonitöö alguses, mida me reaalselt tegema hakkame. Ja 2017–2018 me siis viisime läbi sellise põhjaliku kasutajuuringu, kuhu olid kaasatud Rutt-Helene Meljoranski, Anu Leisnel, Elo Kiivet, Tõnis Savi. Ja viidi läbi intervjuusid, intervjueeritavatega tehti tajukaarte. See oli selline uus meetod võib-olla disainis, mida kasutada. Inimesed joonistasid oma visiooni Tartu linnast, et millised on Tartu piirkonnad, kus asub Tartu keskpunkt, millised on need kohad, kus neile meeldib käia, kus on takistused, kus on eraldajad. Siis viidi läbi jalgsi ja rattaga retki, fookusgruppe ja tehti ka sellist põhjalikku kaardianalüüsi ja liikuvusanalüüsi, mis siis lõpuks vormus selliseks dokumendiks, mis siin ekraanil jookseb ja mille põhjal alles siis Tartu tegi teise osa hanke, et tellida sellele kõigele visuaalne vorm. Ja seda visuaalset vormi me siis hanke võitnuna tegime koos stuudio ja tootedisainer Veiko Liisiga. Ja ka selles töös tegelikult on väga palju seda jäämäe alust osa. Väga palju tehnilist peidetud sihukest struktureerimis, analüüsi, andmebaasidega töötamise ja selliste sisuliste otsuste tööd. Sest nagu ma olen ka tudengitele rääkinud, nemad tahaksid kohe asuda nagu kujundama, et see sisu ei ole nende jaoks kohe ahvatlev. Aga kui see visuaal ei toimi, sest et see sisu seal sees on läbimõtlematu, kuidagi ebaühtlane, ta ei suuna inimesi nendesse kohtadesse, kus oleks vaja. Ta peab olema ka nagu disaineri töö osa ja seda tihti ei tunnetata sellena.
Foto pärineb siis meie viimasest prototüüpide testimisest. Tartu viidesüsteem on jõudnud sellisele etapile hetkel, et Raekoja platsil ja Rüütli tänaval on püsti reaalsed füüsilised prototüübid, mida me siis sellise 15 valimiga kasutajatega testisime. Ja saime väga põnevaid tulemusi nii pimedate kasutajatega kui ka näiteks ratastooli kasutajatega testides, sest seni me olime tuginenud teooriale, viinud pimedatega uuringuid läbi Tallinnas, aga siin on jällegi see kohalik kontekst oluline, et kuidas see Tartu pime kasutaja seda taktiilset kaarti näiteks tunnetab. Aga kuidas me üldse selliste projektidega töötame või kui ma ütlen, et sisu on oluline, et kuidas me teame, mida see sisu siis vajab. Et me oleme kuidagi leidnud endale sellise vana kulla, mis on Kevin Lynch'i Image of the City, 60ndate linnaplaneerija. Ja tema tehnika oli jagada ruum sellisteks hästi lihtsalt kaardistavateks elementideks. Ja need on siis servad, trassid, piirkonnad, otsustuspunktid ja maamärgid. Ja otsustuspunktid on siis need kohad, kuhu viit tuleks linnaruumis paigaldada. Et see ei ole selline tunnetuslik küsimus, et ma lähen ja lihtsalt vaatan, et siin oleks hea koht, vaid see peab olema terviklik süsteem ja see tuleb tegelikult välja kaardianalüüsi käigus. Et meie töös on üldse nii, et väga vähe on tunnetuslikke otsuseid, et meile meeldiks midagi teha ja siis me teeme, sest et see tundub ilus või äge või tore. Kuidagi kõik otsused on üsna rangetest raamidest tulenevalt, mille siis loob meile kas see keskkond või see kasutaja vajadused. Et see on selles mõttes natukene eriline graafilise disaini valdkond, et ta on hästi range ja tehniline. Ja sellest samast Lynch'i teosest tuleb siis välja, kuidas inimesed, kui nad linnaruumis liiguvad, nii meie siin Tallinnas kui tartlased, et meil on isiklikud tajukaardid ja need tekivad igal inimesel. Isegi kui ta on esimest korda lennukilt maha astunud võõrasse linna, siis ta juba mingisuguseid elemente enda ümber salvestab ja tajukaart tekib. Ja tajukaarti on siis võimalik kuidagi häkkida või nihestada. Ja siin tulebki viidasüsteem või viidad või sellised infodisaini vahendid tulevad appi. Ja miks seda teha? Sest et vahel on tarvis muutusi esile kutsuda. Tallinnas oleks hirmsasti vaja muutust esile kutsuda selles osas, et inimesed ei eelistaks autot esimese variandina. Aga siin ekraanil on näiteks näide Londoni metrookaardist. Ja Londonis on see metrookaart juba ju mitmeid kümnendeid kaua välja töötatud, arenenud ja ka inimeste tajukaartidele jäädvustunud. Ja inimesed usaldavad seda rohkem kui reaalset linnaruumi. Ehk siis nad on pigem valmis sõitma ühe peatuse maa all kui kõndima, sest see tundub neile kiirem. Linn muidugi sellega rahul ei olnud nüüd kaasaegsetes oludes, kus mõeldakse ka rahva tervisele ja sellele, et linnaruum oleks elav, sest kui inimesed ei ole maa peal, siis kannatab tegelikult linnaruum tervikuna. Ja see oligi siis esimene selline alge jalutajasõbralike viidasüsteemide tekkeks. Et nad lõid Legible London viidasüsteemi, mis siis näitas inimesele aega, kui kaua tal tegelikult võtab see peatuste vahe kõndida. Ja see viidasüsteem loodi võrgustikuna üle terve Londoni ja paari aastaga oli juba muutust näha, et inimesed olid valmis seda teekonda ette võtma,
kui neile see info kätte anti. Ja see oli siis nii-öelda nihestamine, mis oli toimunud infodisaini toimel. Siin siis enne mainitud Tartu viidesüsteemi kasutajauuringust tajukaardid, kus siis vasakpoolsel pildil on näha väga noore ja vähe linnaruumi harjunud kasutama kasutaja tajukaart ja paremal pool siis väga pikaajalise ja erinevates piirkondades nii elanud kui töötanud inimese tajukaart Tartu linnast. Et vasakpoolsel on siis noor poiss, kes elab ja õpib Annelinnas ja käib kesklinnas taskukeskuses aega veetmas ja sinna ta sõidab bussiga, ehk siis vahepeal tal on selline nagu tajutav tühik, kust linnaruum tema jaoks tuttav ei ole. Ja siis oma disainis me peamegi mõtlema mõlema kasutaja peale, et kuidas me saame nende mõlema vajadusi rahuldada. Et kuidas motiveerida seda inimest, kes juba tunneb linna ja miski ei ole talle nagu enam väga põnev, kuidas motiveerida teda rohkem liikuma ja avastama ja kuidas motiveerida seda last siis, kes on harjunud oma igapäevase trajektooriga, et ka tema võib-olla kõnniks need peatuse vahed jalgsi ja vaataks natuke linnas ringi. Siin ma tõin vahele näiteks meie siis vastupidise katse teha ühistransporti kompaktsemaks ja hoomatavamaks Tartu linnas, sest et meil ei ole vaja veel inimesi ühistranspordist välja saada, meil oleks pigem vaja neid sinna sisse saada. Ja siin võib jälle selline võrgu kompaktne kujutamine aidata seda nihet tekitada, et see kõik ei tundugi nii meeletult keeruline, et ma näen päris hästi, mis mu alg- ja sihtpunkt on ja mitu peatust sinna vahele jääb. Ja linnaruumis liikudes, mis siis on selline üsna hea mõjutusvahend, on siis liikumissuunaline kaart. Me oleme hästi harjunud, et meie kaardid on põhjasuunalised, sellised geograafilised kaardid. Aga nüüd nagu Google'i ja erinevate nutikaartide pealetungiga me tunneme järjest enam, kuidas meile meeldib see, kui me näeme enda ees seda, kuhu me liigume. Ja et kaart pigem toetab meid meie teekonnal, kui et me peame väga keeruliselt oma teekonda planeerima. Ja siis Tartu viidesüsteemis ongi väga suur rõhk inimese asukoha markeerimisel, kus ta parasjagu on, ja siis selle linna avamisel tema jaoks just tema vaatesuunas. Ja siin on meeletult seda jääpanga alumist osa, et see kõik ellu viia, sest et see tähendab, et tuleb keerata kaarte, tuleb keerata maamärke, mis seal kaartidel on. See kõik on selline nipet-näpet käsitöö ka tänapäeva tehnoloogiliste võimekustega. Näitan siia vahele mõned sellised kaadrid meie viimaste päevade hobidest, et kuna meil homme õhtul ongi stuudioga tähtaeg, et 7 uut tootemit nüüd siis juba reaalsed, mitte enam prototüübid saaksid Tartu linna peagi üles, siis me oleme siin hoogsalt erinevaid nurki arvutanud, mõõtnud ja siis ka maamärke joonistanud, keeranud, vaadanud, et nad ikkagi arusaadavad oleks. Et siin on nüüd meie testimiseelne maamärkide komplekt ja meie idee sellest, et nad on ka ilma oma tavapärase värvita inimestele arusaadavad, põrus täielikult, et kuigi nad olid kõige suuremad objektid kaardil, siis jäid nad millegipärast täiesti 2 silma vahele ja ei olnud ka ära tuntud, et nüüd me oleme kõvasti nendega vaeva näinud, et nad läheksid uuendatud kujul kaardile ja toetaksid inimest oma teekonna ja asukoha leidmisel. Näitan siin ka kaadreid stuudiost erinevate prototüüpidega, me oleme neid teinud ilmselt sadu ja sadu.
üks on siin samas ees ka maas. Et sellist tööd, mis nii palju prototüüpimist nõuab, on, ma arvan, meie valdkonnas üldiselt graafilises disainis nii palju ei ole. Keeruliseks teevadki kaardid ja kogu see infomaht, mis seal taga on, et selleks, et sinna jõuaks Jaani kirik ja minutid õigesse sihtkohta, peavad siin olema korralikud valemid ja andmebaasid taga. Ja ükski tellija ei ole võimeline ise sellist asja disainiga siduma või seda sellisel moel välja mõtlema, et ta ka pärast tehniliselt toimiks. Et teooria ja praktika tasakaal on selles töös nagu hästi õige koha peal. Ja siit siis jääme alumisele portsule jääb uuring, kogu see analüüsi pool, kontseptsioon, testimine ja tegelikult kui üldine filosoofia, sest et ma tunnen, et disainiosakond on selle poolest natuke erinev disainiettevõte, et meil on nagu mingisugune agenda, millega me pöördume kliendi poole juba ise, et tema tahab lahendada ära oma jalakäijate liikuvusprobleemi, et nad jõuaksid punktist A punkti B, aga siis meie tuleme selle survega, et see peab ka ühendama linna erinevaid piirkondi, see peab inimesed autost välja aitama, see peab kandma seda üldist sellist kaasaegse linnaruumi filosoofiat. Ja õnneks meil oli väga hea tellija, kes oli ka ise selle meelsusega ja me jõudsime nagu väga hea tulemuseni. Ja siit ma nüüd rändasin ajas tagasi aastasse 2011, nagu Sandra ütles, et siis ma lõpetasin graafilise disaini osakonna EKAs. Ja enne seda olin tulnud otse keskkoolist, nii et ma olin üsna noor, kui meile sattus Kristjan Mändmaa tunni raames ülesanne leida linnaruumist probleeme, mis meid häirivad ja pakkuda neile lahendusi. Ja kuidagi meie seltskond leidis üles selle tollase ühistranspordi ja asus sellega tegelema ja me olime väga noored ja pisikesed. Siin pildil siis Ott Metusala, Norman Norro, Ronald Pihlapson, Carmen Heinma oli ka meiega. Kliendifaasis hiljem jäid Ronald, Norman, Britt Pavelson ja mina. Et siis see grupp nagu vähenes pisut. Ja tellija sai selle projekti eest ka siis disaini juhtimise auhinna, ehk siis selline väga huvitav auhind, mida graafilise disaini valdkonnas saada tol ajal. Siin on siis selline nagu vaade tagasi. Ei tea, kes mäletab. Et oli üsna selline kaootiline see seis. Hästi palju erinevaid süsteeme. Just olid tulnud vist natuke kaasaegsemad piletid, tunnipiletid, mis siis olid kuidagi teise teenusepakkuja poolt ja uue visuaaliga. Bussikoondis oli eraldi, trammi ja trollikoondis veel kuidagi eraldi, kõik näitasid infot, mis nendesse puutus sellise visuaaliga, nagu neile parasjagu sobis. Ja siis kuigi justkui rangelt järgiti igasuguseid kleebiste määrusi, mis puudutas siis tuleohutus- ja ohutuskleebiseid, siis nad nägid kõik väga erinevad välja. Ja meie kirjutasime siis tudengitega kokku selle põhjal paksu raporti. Sandra võib seda võib-olla teistega jagada, see on seal üsna inetusköites ja koltunud, võtta see on see meeldiv sõidukogemus ja võib selle esmalt anda. Et vaadelge seda siis tudengitööna, me olime hästi noored ja vihased. Aga tegelikult võib need teised ju ka ringi saata, kõik need mapilised asjad on seotud siis Tallinna transpordiga.
et otseselt ülikoolist ettevõtjaks maandununa me olime üsna segaduses oma identiteediga või kes me siis sellised oleme. Et sellele viitab ka võib-olla ettevõtte naljakas nimetus, disainiosakond. Me tunnetasime, et me oleme mingisugune üksus, mis on sellest transpordiametist, kellega me siis koostööd asusime tegema puudu või üldse linnast puudu. Et me justkui tundsime, et me peame sinna nagu sisse ennast kuidagi suruma, sööma, et me saaksime mingisuguseid muudatusi ellu viia. Ja siin on siis jälle selline topeltteemandi juhtum võib-olla, et esimene etapp oli siis see matsakas tudengitöö analüüs ja sealt edasi siis juba selline nagu disainisüsteem või identiteedijuhis, mis siis pani paika selle edasise suuna, et kuidas süsteemselt siis paremaks muutuda. Sest et tollal oli teenusedisain juba teema, ja võib-olla isegi avalikus sektoris mingil määral, aga kindlasti mitte linnavalitsuses, sest et nende seisukoht oli see, et sõitjad tulevad niikuinii, et nad ei ole kuidagi, et siin ei ole midagi teenuselikku, et see lihtsalt on. Et inimesed sõidavad bussiga, meie teeme neile trahvi, kui on vaja, kui nad piletit ei osta, on ju. Et midagi nagu reguleerima või muutma või nende hinnangul ei pidanud. Ja siis seda on tore meenutada, me olime hästi põhjalikud tudengid. Me rääkisime, mäletan Tiina Tšaatšoga selline, milline peaks olema ühistranspordi etikett või et kuidas peaks ühistransporti tunnetama. Et ma tean, Tauri Tuvikene on praegu teinud väga põhjaliku uuringu sellest ühistransport kui avalik ruum, aga tollal meil sellist head materjali võtta ei olnud. Siis me uurisime ise, mis see kõik võiks olla, et siis meile tundus, et kui see keelekasutus on sõbralik, siis inimene tunnetab justkui nagu rohkem vastutust selle teenuse eest, et ta tunnetab seda rohkem enda omana ja ta võib-olla ei rüüsta seda nii kergekäeliselt, kui see tol ajal oli kombeks. Et kui see suhtlus ei ole nii range, et kui ta on nagu et seal ongi kaks osapoolt ja mõlemad saavad aru, kus lähevad nende piirid, sest et tol hetkel oli hästi keeruline selle infodisaini põhjal aru saada, et kes minuga räägib. Et siin on nagu kollane, punane, roheline, range, sõbralik, kõik oli segamini. Ja kuigi nad ise tahtsid oma mingisuguseid piire hästi konkreetselt alles jätta, et on vedaja, kes siis on see tänane DLT, tolleaegne bussi, koondis ja trolli- ja trammikoondis ja siis on see, kes nii-öelda teenust pakub või reguleerib, ehk siis see transpordiamet, et siis nende jaoks oli hästi oluline, et need on ikkagi kaks eraldi, aga ma arvan, et keegi ei ole tegelikult kunagi aru saanud, kus need piirid tegelikult jooksevad. Ja selle uue disainilahendusega me viisime need nagu rohkem kokku. Üks naljakas teema, mis on väga-väga tugevalt seal jääme alumises osas, on siis see, et meil oli üsna pikk võitlus selle nimel, et kaotada ära mitmed erinevad teenusnumbrid. Et meil oli eraldi trollikoondise, trammikoondise, bussikoondise, piletiinfo ja siis ka nagu transpordiameti infoliini number. Ja siis me saime muuta selleks ühtseks lühinumbriks, mis siis oli mingisugune 1, 3, 4, 5. Aga kes neid tudengid usub selles mõttes, et see on hea mõte. Pidi ikka väga tugevalt survestama. Ka kleepsude väljavahetamine oli selline tugev võitlus, sest määrus ju justkui ütles, aga määrus ütleb nii veidralt. Määrus ütleb, et kleebistel peab olema tumerohelisel taustal tume tekst, mille ümber on 2-kordne tume piirjoon. Ja me lihtsalt lugesime ja naersime ja me ei saanud aru, kes on selle peale kunagi tulnud. Ja siis me tõime neile välja Euroopa standardi, mis andis hoopis teistsugused alused. Ja hakkasime seda rakendama ja saime isegi MKM-ist kuidagi välja kraabitud mingisuguse loa meili teel, et seda on võimalik teha, mille peale siis Transpordiamet ka ja DLT leebusid ja olid sellega nõus. Siin muidugi tellija tegelikult oli väga äge ja tubli ja lõppkokkuvõttes ikkagi võttis selle kõik vastu.
et see on sama inimene, kes on seda vedanud Uudo Ots alates siis sellest 2011. aastast. Et ma loodan, et neil leidub seal disainimeelseid inimesi ka edaspidi, kui tema peaks pensionile minema. Mis on hästi nagu põnev uudis, mis ma olen viimasel ajal täheldanud, et Tallinnal on tekkinud mingisugune salajane teenusedisaini üksus, mis ennast justkui väga välja ei näita, aga otsivad aeg-ajalt teenusedisainereid ja midagi seal korraldavad. Et see on võrreldes selle 10 aasta taguse olukorraga nagu hästi põnev ja uudne, et midagi ka seespidi seal sünnib. No ja siis selle nii-öelda põhilise disaini lahenduseni, millest ma olen pidanud läbi aegade hästi palju rääkima, mis oma vormilt tundub nagu nii lihtne ja justkui siuke non-disain, et mis siin siis on või mis siin siis nii palju muutus. Tegelikult jällegi hästi palju seda veealust osa. Sest et see disain püsib hetkel veel tänase päevani. Me arendajatega platvormist küll üritame nüüd leida ja läbi suruda uut veidi optimeeritud lahendust, mida oleks lihtsam toota ja mis oleks vähem veatundlik. Sest et need kujundused tulevad läbi Microsoft Exceli, enne kui nad välja prinditakse ja sinna nii-öelda laiali veetakse. Mis tähendab, et kogu see kujundus on tehtud ka Excelis ja kui keegi kogemata vahetab kirjatüübi, siis te olete ilmselt näinud, et peatustes vahel on ka vigaseid sõiduplaane. Aga mis muutused siin siis olid need, mis olid olulised? Kirja suurus läks suuremaks, font läks loetavamaks, need on sellised lihtsad asjad. Vasakpoolsel pildil on madalapõhjalised sõidukid tähistatud kollase kastiga. Selle peatuse kohal oli kollane gaasilamp, mis tühistas kollase värvi. Siis kui sa kollases valguses vaatad kollast asja, siis ta ei ole enam kollane, sa ei näe seda tähistust. Teda ei olnud olemas. Ridu oli väga keeruline järgida, lõime siis näpuga veetavad read. Tekitasime nii-öelda tänavate põhise marsruudi, mida inimesed Pärnu maantee või Sõpruse puiestee või mingite suurte pikkade teekondade põhjal ju tegelikult ei oska niimoodi marsruuti hinnata, et kas see nüüd läheb sinna, kus mul vaja on. Lõime peatuse põhise marsruudi, jaotasime ta ka erinevateks linnaosadeks, et sa näed, kas see peatus, kuhu see suundud, asub Pirital või Nõmmel. Ja siis tohutult igasugust väikest tehnilist nipet-näpet pidime siia ka tegema eraldi sobiva kirjatüübi. Olemasoleva põhjal küll, aga teda natukene häkkima. See on niisugune mitteametlik teema, aga selleks, et ta ilusti neid numbreid siin Excelis suudaks laduda. Igatahes väiksest asjast väga palju juttu, aga selline ta on. Ja see oli meie nii-öelda testprojekt Transpordiametiga, et nad tahtsid näha, kas tudengid suudavad selle probleemi lahendada, et siis me teeme teiega neid teisi asju ka edasi, kui te sellega hakkama saate. Ja see võttis meil päris palju aega, aga saime. Siis järgmisena me tahtsime ette võtta sõidukid. See oli jällegi tundus kõigile võimatu missioon, sõidukite väliskujundust muuta, tohutu raha, mis selle alla läheb, et neid ümber värvida. Ootame enne ära, et vanad sõidukid akumuleeruks, et uued võib ju tellida uuega. Siis meile tundus, et see sõidukipark muutub veel kirjumaks, eks ta mingi vahe oligi. Siin on siis ka veel see hetk, kui autobussikoondis ja trammi ja trollibussi koondis kuidagi identifitseerisid ennast kahe eraldi üksusena, et seepärast üks on roheline ja teine on sinine, aga trammipark oli sellegi poolest tegelikult veelgi kirjum. Ja siis me jõudsime kuidagi peale sellist pikka ragistamist, disainitööd selle identiteedi
tervikuni just läbi nende sõidukite. Et me seadsime endale eesmärgiks, et need sõidukid oleks kasutajale eristuvad, sest meile tundus, et see on väga eriline, et Tallinnas on 3 sõidukiliiki ja see ei ole üldse väga tüüpiline võib-olla väliskülalisel, kes tuleb ja tal oleks oluline neid eristada. Miks ta on selline kergelt avariisõiduki sarnane, on see, et ta oleks linnas märgatav, sest tegelikult trammide ja teiste sõidukitega toimub üsna palju liiklusõnnetusi. Ja need 3 värvi me valisime ka sellised, mis oleksid nii värvipimedale eristuvad, kui ka siis sellises hämaras kliimas hästi eristuvad. Ja sellised nad siis mingil hetkel täiesti linnaruumi sattusid. Et aega see võttis, aga nüüd on ju kogu sõidukipark tegelikult selline. Siis meil on hästi keeruline liinivõrk ja selleks, et seda võõrale kasutajale kergemini hoomatavaks teha, proovimisime me ka siin sellist Londoni lähenemist, et meil oleks üks skemaatiline lihtsustatud kaart, mille põhjal oma liikumisotsuseid teha. Ja see, kuna see on nagu nii meeletu arendustöö, on disainiosakonna enda hallata. Me haldame seda küll koostöös Transpordiametiga, aga selle litsents kuulub meile ja me teeme seda arendustööd iseseisvalt ja siis vastavalt müüme erinevatele asutustele, kes siis soovivad seda oma trükistel või kodulehtedel või kus kasutada selle kaardi litsentse. Ja see on siis algusest peale nii olnud. Ja siin on siis vasakul näha selle kaardi loomise algfaas, kus me proovisime neid mingisuguseid liiniühendusi kokku viia, seda transpordivõrku hoomata ja tajuda. Ja siis paremal on näha ka trammiskeeme, mis on siis sellest selline lihtsustatud edasiarendus, mis on ka kõikides trammides, milline see võrk on ja kuidas saab ka ümberistumisi teha. Ja siis seesama skeem on ka trammidest leitav. Ja meie tehtud on ka need digitaalsed marsruudi skeemid, mis trammides on, mis kahjuks aeg-ajalt osaliselt ei tööta, aga kui nad töötavad, siis on üsna toredad ja funktsionaalsed. Vot, nii et siin jällegi selline veealune osa, ka natuke poliitikat, sest et kõike seda ei oleks justkui juhtunud, kui me ei oleks ennast sealt MKM-i määruste ja kogu ka linna sellisest süsteemist läbi surunud. Ja siuke nügimine, üldine nügimine, see on disaineri kohustus, ma ei tea, kas nii saab öelda, aga kui sa tegeled linnaruumiga, siis justkui on, et ei saa minna kergema vastupanu teed ja järgida etteantud mustrit. Ja see on minu poolt kõik.